Tähelepanu, antud videoloos keegi viga ei saanud. Mõned maandavad pingeid spordi ja teised jällegi alkoholiga. Viimasel ajal on sotsmeedias populaarsus kogunud niinimetatud viharuumid. Külastajad pannakse eraldi tuppa, kus nad saavad ohutult asju purustada. Ja seda muidugi kopsaka summa eest. Näiteks Tallinnas maksab 50 pudeli lõhkumine 70 €. Ka Luna TV proovis vihatoa ära ja seda just tudengitele kättesaadaval viisil. Me oleme ühes väga toredas Eestimaa paigas ja meie selja taga on siin hulk asju, mida me hakkame kohe lõhkuma. Ja lõhkuma siis seepärast, et päris vihatuppa minna ei saa, kuna rahakotis meil tudengitena puhub tuul, siis pidime omaste vahenditega hakkama saama ja tegime siis iseenda vihatoa. Aga sa oled praegu veel liiga rahulik, sa pead närvi minema. Ma üritan, ütle mulle midagi. Ära mine närvi, pole pood, kuhu pead minema. Nii, me oleme nüüd omadega lahinguvalmis, meil on siin üks suur kuvalda. Ja mitte ainult, vaid meil on ka ikkagi haamrid. Ja nagu näete, siis pudelit meil jagub, nagu tudengitel kombeks. Just nii, siis meil on lisaks ka üks raadio, mõned nõud ja ka üks vana kohvimasin. Viimasest albumi saati magamata, silmara vaata mu kõik matta. Aga siiski, kas päriselt aitab viha leevendada just asjade lõhkumine? See on üks selline levinud müüt, eks ole, et viha väljaelamine kuidagi aitab vihast lahti saada. Et see on nüüd küll üks asja, mille kohta on kindlalt teada, et see on vale. Ehk siis, et viha väljaelamine pigem aitab seda viha nagu suurendada. Üks Jaapani uuring näitas, et kui püüda nagu mõttes viha asendada kurvastamisega, et ma ei ole mitte vihane nende peale, kes olid minuga ebaõiglased, vaid ma kurvastan selle üle, et neil on need moodulid puudu, mis lubaks neil mõistlikumalt käituda, et siis ka see võiks näiteks aidata vihast vabaneda. Ise teeme prahti ja ise selle prahiga üles korjame, sellepärast, et see poleks mitte kuidagi eetiline, et me selle prahi siia jätaksime. Korjame killud kokku, meil on ka prügikotid, nii et meist ei jää jälgigi maha. Nii, 2 ja 3. Nii on. Selleks, et oma viha nüüd päriselt välja elada, siis pane ikka häälekalt üks kõva pauk sellele raadiole. Kujuta ette oma vihavaenlast või kedagi. No nii. Päris kena. Kas tunned ka, et stressi on vähem? Eks ikka. Rahu. Mingil määral on kindlasti stressi vähem, aga mina ütleks, et mina tundsin seda ainult siis, kui ma nagu häälekalt väljendasin seda lööki. Kui ma niisama siin taon midagi, siis lihtsalt lõbus, tore natuke lõhkuda. No nii, meil on nüüd viimnegi, kui asi lõhutud. Jan, kuidas tunne on? Ütleme, tegelikult on ju tore. Asju lõhkuda on alati tore. Ma arvan, et keegi selle vastu ei vaidle. Aga see koristamine, kindlasti koristamine kaalub selle asja üle. Me tund aega koristasime neid kilde juba siin, et see ei ole mõistlik tegevus. Raiuge ehk lihtsalt puid või? Või minge jooksma. Minge jooksma, jah. Ja nautige elu.